Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas internetis otsida. Selleks on mul kõigepealt vaja nüüd mõnda veebilehitsejat või brauserit ja minu arvutis on olemas näiteks Google Chrome, siin on ikoon näha, ja Internet Explorer, aga no neid on veel palju, Mozilla Firefox ja Safari ja Opera, nii, aga ma klõpsan ühe brauseri lahti. Nii, selle brauseri nimi on siis Google Chrome ja ma saan siin brauseris tegelikult avada päris palju erinevaid lehekülgi, et vaikimisi on mul see koduleht siin juba Google. Kui ma tahan mingi uue lehe võtta lahti, siis ma avan siit järgmise, ma saan siia kirjutada mingisuguse muu sõna, mida ma siis parasjagu otsima hakkan. Näiteks panen kooli kodulehe, avan selle, siis saan jälle niimoodi mitu lehekülge endal lahti teha ja siis ma saan mugavalt nende vahel navigeerida. Nii. Aga kui mul nüüd esileht ei ole Google, siis kui ma lihtsalt trükin üles aadressireale google.com ja klõpsan enter, siis mul avatakse see. Ja kui ma nüüd tahan otsima hakata, näiteks mul oleks vaja teha kadripäeva pidu ja ma pean natukene uurima, et mis see kadripäev siis üldse on. Siis selleks tuleb mul siia ette otsingu aken kohe ja ma saan siia hakata sõnu sisestama. Nii, kadripäev. Sisestasin ära ja nüüd mind hakatakse kohe parandama ja küsitakse, kas ma mõtlesin äkki kadripäev? Tuleb välja, et see sõna kirjutatakse kokku, nii et kui te teete kirjavigu, siis teile otsingumootor pakub juba ära, et kuidas see võiks olla. Nii, sain kätte kadripäev ja nüüd terve hulga erinevaid linke tuli välja. Ja kui ma seda linki vaatan, siis tegelikult ma saan juba ilma, et ma seda lahti teeks väga palju vaadata. Et kõigepealt ma näen, mis aadressilt ta on, siit ma näen, et Wikipedia, ja siis ma saan lugeda juba seda teksti, et ma saan siit lugeda, et kadripäev on 25. november ja nii edasi, et mis seal leheküljel on, ma ei pea täpselt avama seda, siin näen, et on Berta, folkloor, mingi selline lehekülg, siis on olemas siin mingi õppematerjalide lehekülg, et ma saan kõike seda siis juba vaadata enne, kui ma üldse lehekülje avan. Et see hoiab väga palju aega kokku, sest mulle näidatakse kohe, kuidas see sõna seal leheküljel siis avaldub. Nii, aga kui ma nüüd tahaksin, et mul tuleb ikkagi pidu ja mida siis seal söödi, paneme kadripäev, söök, mida täpsem otsingu ma teen, seda parema tulemused ma saan. Nii, sain 7980 tulemust. Aga nüüd võib juhtuda, et võib-olla see, kui ma nüüd siin esimest loen, siin ei ole söögist nagu midagi, aga siit tuleb mul toit. Ahaa, äkki annab mulle parema tulemuse, kui ma sisestan sõna toit. Alati tasub niimoodi mängida veel sünonüümidega ja vaadata, kas ma midagi juurde leian. Nii, toitu, nii, see on mingi naistekas. Siia ma ei lähe, sellepärast, et see on pigem foorum. Nii, siis on, siin tuli mul veel välja miksike, nii toitu kaasa, aga mul ei öelda mida. Nii, nüüd selle lingi ees on näha, et siin on sellised tähed nagu PPT. See näitab, et tegemist on mingisuguse failiga ja kui ma siia klõpsan, siis mulle antud momendil laetakse alla hoopis PowerPoint. No seda ma praegu ei taha. Nii, siis on Eesti toit on selline lehekülg. Nii, aga vaatame, et äkki tuleb siin veel midagi täpsemalt. Kadripäeval tangu putru, no nii, nüüd külastame seda lehtega, siis vaatame, mis siin on. Klõpsan lingi peale, tuleb lahti. Nüüd on tegelikult paljude lehtede peal on väga palju infot ja kui ma nüüd siit ülevalt lugema hakkaks, see võtaks hästi palju aega. Aga lehekülgede peal on väga kerge otsida, kui ma kasutan sellist klahvi kombinatsiooni nagu Ctrl F. Ja nüüd mul tuleb siis selline otsingu kastike ja kui ma nüüd siis siia panen toit, siis mul tuleb kohe lahti see ja ma näen ära, et ahaa, nii, mis siin tangu putru ja herneid ja mida kõike. Nii et ma leian üles ja ma näen, et seda sõna toit on sellel lehel üks kord. Nii, lähen uuesti tagasi. Nüüd, kui ma näiteks tahaksin selliseid ideid riietuse jaoks saada, kadripäev, riided näiteks, mida siis seljas kanti. Aga nüüd jällegi, et selleks, et nüüd näha täpsemalt, kui mind huvitavad juba pildiliselt asjad, siis lisaks sellele, et ma võin veebis otsida, ma võin ka pilte otsida, klõpsan piltide peal ja nüüd mul tuleb siis terve hulk pilte erinevatest lastepidudest,
kus on siis olnud parasjagu kadripäev ja ma saan siit näiteks ideid, et mis neil seljas oli ja kui ma siis tahan lähemalt näha, siis klõpsan selle pildi peal, see tuleb mul lahti ja nüüd on siis kaks võimalust. Ma näen, kus see pilt pärit on, siin on mingi meie kamp.blogspot.com, see on nähtavasti mingi klassi blogi. Kui ma tahan nüüd seda lehte näha, klõpsan külasta lehte, siis mind viiaksegi selle klassi blogisse. Nii, aga ma lähen nüüd sammuga tagasi. Kui ma tahaksin ainult pilti näha, siis ma klõpsan selle teise, et kuvakujutis ja nüüd ma näen seda pilti siis maksimaalselt suurelt. Ma saan täpselt kohe vaadata, mis kellelgi on seljas ja kuidas siis peaks ennast riietama. Nii, no kui ma olen nüüd riietusega ka ühele poole saanud, siis äkki mind huvitavad ka mingisugused mängud, mida saaks mängida. Nii, mängud. Kadripäev, mängud. Nii, pildi järgi on nüüd väga raske öelda, mis mäng on. Võin minna veebi vaatama, et kas siin on mingeid mänge, aga tegelikult kui ma klõpsan siin veel selle nupu peal, siis ma võin ka otsida hoopis videod üles. Ja siin ma näen juba, et ahaa, et siin on keegi juba teinud mingisuguse sellise lausa pika filmi sellest, kuidas kadripäev toimus. Ja kui ma seda videot vaatama hakkan, siis ma saan ka kindlasti terve hulga igasuguseid mõtteid ja ideid. Nii, aga nüüd veel mul on meeles, et oli mingisugune laul ja see laul oli midagi, aga kas see oli nüüd Kadri või Mardipäeva laul, ma ei mäleta, ma mäletan, et midagi oli varvaste valutamisega. Nii, panen kirja varbad valutavad ja vaatame, mis meil tuleb. Nii, võtame veebi lahti ja ohohoo, mis ma loen kliinik.ee hoopis arstide Podagra, oi, vot see ei ole nüüd see, mida ma otsida tahtsin. Ma tean, et selles laulus olid sõnad varbad valutavad, aga praegu ma sattusin kuidagi hoopis teise kohta. Siis on veel võimalik teha sellist täpsustatud otsingust, et kui ma tahan täpselt niimoodi, et varbad valutavad, et nad on täpselt selles järjekorras, siis ma teen niimoodi, et ma panen siia jutumärgid ümber. Ja nüüd ta tegelikult hakkab mul juba hoopis näitama teistsuguseid asju. Nüüd ta otsib kõike, et peab olema see varbad valutavad, peab olema koos. Nii, ja siit ma näen juba, et on siin loen mingid Mardi küünet külmetavad, Kadri varbad valutavad. Nii, ja siin tuleb hoopis Mardi varbad valutavad. Et tundub, et seda nüüd on nii ühte kui teistpidi. Mardi varbad valutavad, et võib-olla ma peaks hoopis mõne lauliku üles otsima ja vaatama, kuidas see asi siis tegelikult on. Aga no nüüd ma olen saanud juba päris palju ideid, kuidas ühte kadripäeva pidu teha.